aitäh, et te siin olete. Ja selle kontserdi käigus on meil teile tegelikult üks väike ülesanne. Kuna tegemist on kevadlugudega, siis teie ülesanne leida üles üks lugu, kus ei ole mainitud sõna kevad, kuid see on asendatud ühe sellise sümboliga. Ja meil on ka üks auhind, võite näidata seda raamatut seal. Ja selleks on Gustav Kikerpuu raamat. Nii et kuulake tähelepanelikult ja lõpustasin üle. Aga nüüd on laulud Stefanine käes. Jazz-osakonda. Seal ma olen läbinud selle teekonna ja mul on suur au. Ja seal on väga palju muusikuid õppinud, kes on tänapäeval väga kuulsad. Ja mul on hea meel teadvustada järgmist lauljat.
kes laulab Una naissoo laulu Päikesel vokk. Berit Halvik! selle autoriks on Valter Lager ja ta oli selline muhe naljamees, väga tark ja omad hüüdsid või üldse muusikud hüüdsid teda ka Papa Valteriks. Ma arvan, et see ütleb mõndagi, kui muhe see mees võis olla. Järgmiseks looks on Jüri oleks võinud ära. Vaata, mis siin kollase lühike suvi. Läkski lendu
klassi jõudis, oli muusika tema juures juba oma töö teinud, sest saatana salakala oli ta tõmmanud võrku, millest tal edaspidises elus polnud juhust ega tahtmistki välja lahendada. Ja ka mul on olnud au ja õnn tema tundides käia. Ja kuigi ta tundus sellise range õpetajana, mulle tundus ta hea ja toreda inimesena.
teie ette Vova Todurov. Aplaus! Enne kui ma laulmise juurde lähen, ma jutustan teile natukene sellisest nimedast eluajast muusikust nimega Sergei Kädeson, kes on kokku kirjutanud üle 20 laulu, milleks nimekanti. Ja tegelikult on ta siiamaani väga aktiivselt tegutsev, õpetab Ubas rütmimusiklaarit ja mängib lahti ka sellises bändis nagu Set. Ja laul, mida esitan, on siis Kui mind kutsud saab. Ja selle laulu on siis ka Sergei Kädeson kirjutanud ja populaarseks laulnud on Jaak Joala oma bändist Ragada. Mina räägin sutsukene Aarne Puidust. Ta oli tõeline meloodiameister, kes kirjutas oma laule pigem öösiti, vahepeal isegi kuni kella 5.
hommikul. Ta oli päris vaikne inimene, aga samas väga hea huumorisoonega. Koostas palju laulukogumikke, näiteks Laulge kaasa ja väga palju ilusaid laule. Näiteks Me pole enam väikesed, siis Jaak Joala kuulsaks laudud Unustus ei jää. Ja mina laulan täna ühe kevadise loo. siis sooviksin ma tutvustada teile neid noormehi, kes siin minu selja taga on. Lahti Rain Ranna. Kontrabassi Felix Terli. Suur aitäh meie helindajale Katrinile. Ja suur aitäh ka Mare välja taga meie juhendaja. Ja küsiksin siis, et kas leidsite selle loo üles, kus kevadeti on? Jaa, hüüa sealt. Ja kui mind kutsud sa. Just, õige vastus. Aga üks lisaküsimus oli ka, millega oli asendatud? Kas see võis olla Toomepuu? Jaa, jah.
ja kallid esseekonkurssi